Tere, head Kohala TV vaatajad, Kohala TV rahvas. Kätte on jõudnud soe kevad, ega suvigi enam kaugel ei ole. Nüüd ma olen jälle teie ees uue põneva, hariva episoodiga. Pole ammu uusi osi teinud, aga nüüd on aeg hakata jälle uusi osasid tegema. Millest me siis täna räägime? Seda saategi näha koos minuga nüüd praegu. Mõtlesin, et ilusad ilm on hästi kevadiseks läinud, soojaks lõpuks ometi. Mõtlesin, et võtaks ette reisi, üritaks käia Eestis erinevates paikades. Ja nüüd olen jõudnud otsapidi Keilasse ja nüüd hakkamegi vaatama, mida huvitavat Keila meile pakub, mis vaatamisväärsused siin on, mida tasub külastada ja mida tasub uurida. Siin Keila terviseradadel on üks siukene huvitav asi ka, et siin on õues kohviautomaat. Saate valida, kas espresso, must kohv, espresso koorega, kahve latte, cappuccino, mida iganes. €80, kõikide kohvide hinnad on siin €80. Siit saate võtta kohvi, siis siit samas kohe panete kaardi sisse, maksate ära, nürbite kohvi nii palju kui kulub. Ja kui kõik rehvid ja rattad ja kummid ja kõik asjad on ilusti täis pumpatud, siis istuge ratta selga ja avastage Keilat edasi. Keila terviserajad asuvad Keila linna territooriumil linna edelaosas circa 72 hektari suurusel paesel ja männimetsaga kaetud alal. Keila terviserajad on mõnusate tõusude ja profiiliga, mis on väga populaarsed nii suvisel kui eriti talvisel ajal. Lisaks paikneb terviseradadel 18 korviga discgolfi rada, laste mängupark, matkarada ja erinevad rattasõiduvõimalused. Terviseradadel asuvad liikumis-, rulluisu ja suusarajad ning 2 kettagolfi parki. Lisaks on seal jalgpalliväljakud, miniseikluspark lastele, kelgunõlv ja välijõusaal. Keila terviseradadelt algab 7 kilomeetri pikkune matkarada. 3 terviserada tervisejooksu ja kõnni, kepikõnni jaoks. 2 kettagolfi parki kokku 36 rajaga. Murdmaa suusarajad pikkusega 4 kilomeetrit, 5 kilomeetrit ja 7,5 kilomeetrit. Lisaks 3 kilomeetrit valgustatud suusarada. 3 eri pikkusega keerurulluisurada pikkusega 0,7 kuni 2,5 kilomeetrit. Jõulinnak harrastust võimlemiseks. 28. augustil 2007 asutati piirkonna haldamiseks sihtasutus Keila terviserajad. 2008. aastal sai alguse kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehitamine. 2013. aasta augustis anti Keila terviseradade haldamine üle Keila tervisekeskusele. Nagu näete, ilus ja kevadine hõng, kõrgel mäe otsas, vaated, pargid, inimesed liiguvad, sõidavad ratastega, tõukeratastega, rullsuuskadega, meeleolu on hea, kõik on rõõmsad, kõik tegelevad oma asjadega. Peaks kunagi isegi soetama omale rulluisud ja tulema proovima, kui hea see tegelikult on sellistel radadel rulluiskudega sõita. Rullsuuskadega. Tuleks natukene mõelda ka selle peale, et mäe otsas teha need aiapiirded natukene korda, sellepärast, et nad ei näe just kõige paremad ja uuemad enam välja. Kohast on ikka päris mädanenud, et kinni ei tasu sellest käega võtta jõuga. Pärast võõrvägede lahkumist 1990. aastatel hakati endise tankipolgu territooriumile rajama suusaradasid. Terviseradade hoogsam üldehitus algas 2007. aastal, kui leiti rahastus Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kaudu. Suvel kasutati radasid looduse matkamiseks, rattasõiduks, jooksmiseks, jalutamiseks või kepikõnniks. Kui Keilasse satute, siis lööge Google'isse Liivaaugu tamm ja tulge siia ja vaadake seda tamme oma silmaga. Liivaaugu tamm on harilik tamm, mis kasvab Keila linna piiril 2 raudteeharu vahel. Kulna küla territooriumil.
kauni võraga puu, vägev tüvi haruneb 1,3 meetri kõrgusel 2. 1998. aastal sai Hendrik Relve tamme tüve ümbermõõduks, mõõtes 1,1 meetrit kõrguselt 702 sentimeetrit. Liivaagu tamm asub üsna Keila linna piiril, kus raudteeharu suundub Paldiskisse, teine Haapsallu. Täpselt raudtee lahknemiskohal tamm asubki. Kauni võraga puu, vägev tüvi haruneb 1,3 meetri kõrgusel 2. Sellest allpool kõige peenemast kohast 1,1 meetri kõrguselt. Puulatv ulatub 24 meetri kõrgusele ja kahara võra läbimõõt oli üle 20 meetri. Puu on oma nime saanud selle järgi, et kasvab liivalaugu talumaadel. 1960 aastatel tahetud sinna ehitada veduridepoo, kuid puu olnud nii ilus ja mõjuv, et plaan muudeti ümber ja depoo tehti hoopis Pääskülasse. Ilmselt oli puu säästmine peamine põhjus, mitte ehitajate aukartus puu ees, vaid asjaolu, et tamm kuulus riikliku kaitse alla. Seaduse järgi oli looduskaitsealuse puu ümber 50 meetri ulatuses ehitustegevus keelatud. Raudteeharude vahele mujale polnud võimalik ehitust rajada. Ümbruskonna elanikud tundsid sellest ainult heameelt ja Harjumaa üks vägevamaid tammesid koos kena ümbrusega jäi puutumata. Kas keegi teist on käinud kunagi Keila laululaval? Aga need, kes ei ole Keila laululaval käinud, kes ei ole isegi näinud, milline Keila laululava välja näeb, siis ma seletan ja näitan ja räägin teile sellest laululavast natukene lähemalt. Nüüd olen otsapidi jõudnud Keila laululava juurde. Vaadake, näete, selline see Keila laululava täpselt välja näebki. Meenutab nagu orelivilesid. Põhimõtteliselt võiks siia tulla orel olemas siis ja astud sinna sama lava otsa, on seal orel olemas, eks ju, siis saabki seal samas kohe sama hästi orelit mängida. Kiire jumala teenistus, värgid-särgid. Keila lauluväljak on samas kohas asunud umbes 100 aastat. See on koht, kus saavad kokku inimesed ja loodus. Kesklinnast tulijale on park väravaks terviseradadele. Seal ristuvad koolilaste ja haiglasse suundujate teed ning sinna suubub lai rohekoridor. Lauluväljak ja selle ümbrus on traditsiooniliselt pidupäevade, jaanitulede ja sportimise koht, mis tegelikult vajas juba ammu ruumilist ümbermõtestamist. Uuendustööde käigus lammutati endise laululava amortiseerunud rajatised ja ehitatakse uus laululava koos publiku tribüünidega. Kõigi rajatiste ehitamisel kasutatakse jätkusuutlikke lahendusi nagu rohekatused, sademevee taaskasutussüsteemid, luuakse lahendusi soojus, saarte leevendamiseks ning kasutatakse päikeseenergial töötavaid väikevorme. See, kes selle siin kujundab, sellele ei ole viga midagi. Kõik on jumala hästi. Jumala ilus, viisakas, korras, puhas. Ei ole prahti täis, ei ole sodi täis. Kõik on hästi puhas, hoolitsetud korras. Need, kes tahavad tulla. Kõik see on seotud terviklikuks lahenduseks koos mitmekesise haljastusega. Rohustud, sealhulgas valge ristikualad, 1-2 korda aastas niidetavad niidualad ning niiskeid tingimusi taluvate taimedega sademevee immutamise ala ehk vihmaaed. No jau, kuule, mis teed? Kuule, sital olen praegu. Teab mida või? Ma ei uskunud, et mu naine nii pika vihaga on. Mis sa tegid siis? Vaata, ta palus, et ma talle huulepulga tuubi ulataksin, eks ju. No mis sellest siis imelikku on? No mina kurat andsin talle kogemata liimi tuubi. Noh, ja nüüd ta ei ole terve nädal aega minuga sõnakestki rääkinud, kurat. Huvitav, ma ei ole seda naabrimeest ammu näinud. Sa oled näinud või? Üleeile vist nägin viimati. See naabrimees ju igal hommikul suudleb oma naist tööle minnes. No, miks sa seda kunagi ei tee? Kurat, mida ma suudlen? Ma ei tunnegi teda.
Kurat! Kes see on? Kuulen. No tere! Noh, kuidas sulle siis esimene tööpäev meeldis? Normaalne, täitsa meeldis. Siuke ja rahulik. Siis on hästi, rõõm kuulda. Jah. Aga kuidas palk meeldib muidu? Palk on ka täitsa normaalne, jah. Noh, alati võiks rohkem muidugi. No küll me seda palgaasja ka vaatame. Kuule, ma tahtsin sulle tegelikult seda öelda, et kui meil töö ajal töö käib, eks ju, et siis töö ajal suitsu ei tehta. Kas te tõesti arvate, et ma siin tööd teen? Selline siis saigi tänane episood. Loodan, et saite natukene jälle targemaks, saite uusi ideid, natuke inspiratsiooni, kuhu minna, avastada, kuhu Eestis veel minna, mida filmida, mille kohta lugeda. Kui teil midagi huvitavat silma jääb, siis tõmmake see telefonile linti, saatke mulle meilile ja siis ma jagan seda uues episoodis ning loomulikult ärge unustage tellida ka õnnitus, ja ka tervitusvideoid. Eniks näeme järgmises episoodis.